asjad, mida tegi minu parim sõbranna ja ma ikka suhtlesin temaga. Manipuleeris enesetapuga. Pidevalt. Ta tegi seda siis, kui tal ei olnud tuju. Keegi ei teinud seda, mida ta tahab. Tegi seda lambist. Alguses, kui ta hakkas praktiseerima sellist manipuleerimist, oli päris hirmus, tunnistan üles. Ta vahepeal pani ennast vannis kinni ja siis ma läksin ja koputasin ja ütlesin, tee lahti, ära sure, palun. Ei, tegelikult oli päris hirmus. Me elasime lihtsalt koos. Alguses on hirmus, aga kui see toimub pidevalt, siis sa harjud ära. Ja sa saad aru, et inimene, kes päriselt tahab teha, ta kunagi ei hakka rääkima sellest. Me elasime mingi 5. korrusel. Üks õhtu oli niiviisi, et hakkas jälle manipuleerima. Ja siis ma tegin lihtsalt akna lahti, ütlesin, et mine, hüppa. Teate, mis ta tegi? Mitte sittagi. Oh yeah. Ta läks tuppa nutma, et parim sõbranna reaalselt tahab, et ta hüppaks. Aga see on ka üks manipuleerimise osa. Ta manipuleeris kõikidega, mitte ainult minuga. Ta manipuleeris minu õdedega, oma kõikide meestega. Ükskord mind ei olnud kodus ja siis kirjutab mulle tema mees. Tänaseks ex-mees. Bella, et su parim sõbranna kirjutab mulle, et ta teeb enesetapu sellepärast, et meil ei tulnud välja temaga see plaan, mida me plaanisime tänaseks. Are you okay? Kas sa saad teda palun kontrollida? Ma ütlesin, et mind ei ole kodus, aga ma võin sulle öelda kindlalt, et temaga on kõik korras. Ta raudselt passib kuskil telefonis ja sööb mingi küpsiseid. Ja siis ta ütles, aga ma muretsen, mul on esimest korda elus selline asi. Ma ütlesin, no problem, ma tulen koju ja vaatan ta üle. Ja ma tulin koju. Ja kujutage ette, mis ta tegi. Ta pikutas oma voodis, vaatas TikTokke ja sõi küpsiseid. Ja ma ütlesin talle, et kõik on nii, nagu ma ütlesin sulle. Ja ta ütles, et ta on šokis. Ja siis kui nad lahku läksid, siis ta tuli mu juurde ja ütles, girl, sa oled okei või? Miks sa ei teavitanud mind ette, et ta on veits hull peast? Aga see on ka veits imelik, et kui 2 inimest on armunud ja nad tahavad suhte minna, siis tuleb mingi 3. inimene, ütleb, ei, sa ei lähe, ta on hull peast. Siis ta mõtleks, et mina olen hull peast. Aga väga hea kogemus. Selliseid lugusid on väga palju, mitte ainult enesetapuga seoses. Kui on huvitav, siis ma teen part 2.